Tere kõikidele Ajuloputus podcasti vaatajatele ja kuulajatele. Täna on meil külas Merike, kellega me hakkame rääkima numbritest, numbrite keelest, numeroloogiast. Tere! Tervist! Ja kõigepealt räägigi natuke, kuidas numbrid sinuni jõudsid, millega sa igapäevaselt tegeled, mis värk nende numbritega on? Väga hea küsimus, suur aitäh! Ja aitäh, et ma sain tulla siia. Kuidas ma jõudsin numbrite keeleni, ehk siis numeroloogiani? See käis kõik niimoodi, et ma olen praegu 47-aastane ja aastakümneid on sattunud igasuguseid inimesi teekonna peale. Ja mingi hetk lihtsalt ma tundsin, kuidas ma hakkan väsima sellest, et miks mingid teatud inimesed minuni nagu tulevad. Ma saan sellest kõigest Mingi aru. üks sama muster kogu Üks ja aeg. sama muster. Ma saan sellest aru nüüd juba väga hästi, et ma pidin seda nagu mingit karmat läbi töötlema. Aga siiski, kuidas saaks reguleerida niimoodi, et need ei tuleks või kuidas ma nad nagu enne läbi ammustan, enne kui nad juba tulevad, sest ma olen väga suhtleja inimene, nii nagu ma kätega suhtlen ja mulle meeldivad inimesed ja ma olen hästi avatud, et ja see tegelikult, ma uurisin astroloogiat, siis ma uurisin numeroloogiat, ütleme siis enne võib-olla mingi 3-4 aastat. Ja siis ma sain aru, et ei, minu blondi ajule on astroloogia liiga palju. Peab olema veel mingi lihtsam meetod, kuidas nagu jõuda sinna. Ja siis numeroloogia, siis ma uurisin siit ja sealt. Ja nii nagu ma ütlen paljudele, et kui te otsite endale kas kooli või koolitajat, siis tasub enne uurida, kuulata, kuidas see match tuleb selle Katsetada eri asju, on ju. Ja just. Ja siis ma mõtlesin, et okei, see naine oli nagu väga hea, ma lähen, ma hakkan õppima. Ei julenud üteldagi alguses meele, kui palju see koolitus maksab. Mõtlesin, et hästi vaikselt niimoodi, see järelmaksuga võetud. Aga see, kuidas ma hakkasin aru saama inimestest paremini ja siis see ka, et kuidas nagu kokku sobivus inimestega, et ma ei peagi kõigiga hästi läbi saama. Ja mõned numbrid tulevadki mulle lihtsalt minu karmat õpetama. Ja see, et lihtsalt võta kätte ja muuda see karma ära, nüüd nagu teed lõppu, sellega on nüüd kõik finito. Aga see on ju tegelikult meie kõigi probleem, see, et me kogu aeg otsime, siis kogu aeg ühes ja samas selles nagu rattas keerleme. See oligi tõuge tegelikult, miks ma nüüd siin olen selles numbrite keeles. Ja sa ütlesid, vaata, et miks need teatud inimesed, me räägime siis nagu sellest elutee numbrist või? Et mis elutee numbriga see inimene on või mille järgi seda numbrit seal pannakse? Praegu üldse väljaspool numeroloogiat praegu ütlesin, miks need inimesed minu juurde tulevad, sest ma olen tööandjana pikalt olnud ja elukaaslaste seas täpselt samamoodi. Üldse mitte, ma ei mõelnud praegu ei numeroloogiat, ei astroloogiat, üleüldse inimesed. Nii nagu umbes näiteks sina, teadmata sinu numbreid on ju, et sa tulid praegu minu ellu, aga on olemas mingid teatud inimesed, kes sind trigerdavad ja nendega alguses tundub, et kõik on nagu tšiki-vrikki, nii tore on ja siis mingi hetk tõmbab vaib alt ära, nagu mõtled, purja, mis asi see siis nüüd oli nagu. Aga nüüd, kui ma tean numeroloogiat, siis kui, ma ütlen ka, et kui te teete seal valeliselt Tinderit, ärge küsige nime lihtsalt, küsige kohe päeva ja siis on olemas kõik need valemid, ma olen kõigile juba andnud avalikult seal kuulata, et siis sa lihtsalt tead, et tal on plussid need, ühtegi halba ega head inimest ei ole. Kõigile lihtsalt see valik, millise poole peal ta siis nagu rohkem liigub oma elus. Sa oled nüüd aastaid selle numbrite värgiga tegelenud ja kas läheb päriselt kõik täppi? Et näiteks, kui selle inimesel need numbrid seal näitavad üht asja ja iga number tähendab siis midagi on ja kas inimene reaalselt ongi selline või on ka erandeid? Et näiteks mingi number tähendab konkreetselt midagi, selle inimesel on need numbrid, aga need väärtused, need omadused on siis hoopis tegelikult teistmoodi. Ja tead, see on nagu mega hea küsimus, mis sa praegu ütlesid, seepärast, et nüüd ma ütleksin niimoodi, kui mul tuleb mingi ellu tuleb inimene, ma ütlen päris, ma ei viitsi teda ju kohe lahti nagu lammutada, et nüüd kuule, me räägime 2 päeva pärast, vaata, et siis võtta nagu klade lahti, vaatan, opa, et ei, mis inimene, okei, vaatame, kuidas ta nagu hakkab minuga nagu toimima. Ma lihtsalt niimoodi, et me tunnetame ka ilma numbriteta ju tegelikult inimesi, et kas on sinu inimene või mitte. Et siis mul pole isegi vaja temast midagi alguses teadagi, kui lihtsalt ma vaatan, et okei, ma ei viitsi, nagu okei, rääkisime ära, hästi, nii. Tõmba nagu delete nagu tema pealt ära, et et ei ole nagu mõtet temaga punnitada, aga siis ikkagi näiteks oma elukaaslast ma õpin ju kogu aeg praegu ka veel. Mõtlen, et on ikka, ja siis ma teen kaardi lahti, mõtlen, tule siia, ta on mul soomlane, ja siis ma tule siia, näe vaata. Siis ma vaatan, opa, et ei, mul on samas kohas. Ja siis sellepärast me nagu kisumegi, et meil on hästi palju nagu sünnikaart sarnane. Aga kui ma nüüd ütleme siis neid inimesi, tegelikult ma ütlen, et pole vaja neid eksisid nagu väga sorteerida, aga ikkagi natukene viskasin pilgu peale ja siis teatud numbrid on tõesti niimoodi, et nüüd ma tean nende numbrite kohta selliseid asju, et ma tegelikult ei teinud neid ju korralikult lahti, aga sünnipäevast saab väga hästi teada juba. Ainult sünnipäevast, nii nagu ma küsisin sinu käest täna, et mis päeval sa oled sündinud, mulle sellest piisab.
et sealt sa saad põhiomadused. lihtsalt see sünnikuupäev siis, Päev. Sina oled mis päeval sündinud? 17.07. Jah, 17 mulle alguseks juba piisab. Aha, okei, et seda kuud pole üldse vaja, päev ainult. Ja 7 annab mulle selles suhtes, et see on juulikuu, siis siis saad minu tassteed. Sobib sellepärast, et meil on energiat samad, sest mina olen 16 päeval sündinud, ehk siis kokku liidetult 7 ja mul edukuse koodis on 7 palju. Ma võin edukuse koodis ka pärast. Aga meil on 17, siis mul on kokku liidetult 8, on ju? Jah, aga sul on 7 olemas seal, sul on 1 ja 7 ja siis sul on juulikuu ka 7. Jah, seepärast, et sünnipäeva, kui on 2-kohaline, siis seal me vaatame juba 3 numbrit. Ja siis, kui nüüd aasta ka veel kokku juurde liita, siis see on see elutee number, on ju? Siis kui kokku liita sünnipäev, kuu ja aasta tuleb elutee, mis annab veel powerit juurde, siis see tähendab seda, miks sa nagu teed selliseid asju, mida sa teed. Ehk siis kuhu see sinu siht nagu läheb. Sünnikaardist tuleb veel ju ka välja siis missioon. Üleüldse, kuhu ta peab jõudma. Mina sain oma missioonist teada ka nüüd, kui ma läksin kooli 2 aastat tagasi. Nüüd ma võin öelda, et ma juba teen oma missiooni. Aga enne ma tõesti ei teadnud. Kui on inimesi, kes ei tea, mis nad siia tulnud tegema on, siis võivad vabalt sinule kirjutada ja saate välja uurida. Ja alguses üldse soovitan numbritekeel.ee on see kodulehekülg. Kõigepealt mingi üldse YouTube'i, seepärast, et YouTube'is on nii palju tasuta materjali ja mõned kirjutavadki, et issand kui hea, et ma saan nüüd nagu oma mehest aru, ma saan oma lastest aru ja nii ongi, hakkaks sealt pihta. Seepärast, et see on nagu hästi suur investeering endasse, see on nagu kasutusjuhend, on oma sünnikaardi analüüs. Jah, sul on ju YouTube'i kanal ka ja sa teed sinna ju väga palju videosid. Räägi natuke sellest, et paned sinna, ma tean, paljud inimesed teevad tarokaartidega siuke igakuine, mis see nädal toob, mis see kuu toob on ja sina teed numbritega seda. Mina pole sellest kunagi varem kuulnud, et keegi lihtsalt numbrite põhjal neid siukseid nädala ennustusi, kuu ennustusi teeks, et räägi natuke sellest, kus sul tuli see idee, kuidas sa seda teed? Idee saamiseks on hästi palju võimalusi, see pole minu välja leiutatud, ütlen päriselt ja ma olen seda YouTube'i kanalitel ka öelnud, et see kool, kus ma käisin, koolitajaid on palju, ei ole ainuke numeroloogia kool see, kus ma käisin, aga siis meil on antud igasuguseid võimalusi, kuidas veel rohkem inimesi nagu aidata, aga samas ka neid endale kliendiks saada, ehk siis võimalikult palju aidata ka siis sünnikaardi tegemisel, aga need on siis lihtsad nipid ja olgem ausad, tarokaartide tegijad ka kindlasti vaatavad, võtavad snitti ju kuskilt, me kõik võtame snippi. Podcasti leiutaja sina ja mina ka esimest korda me siin ei ole, ikka võtad kuskil snitti. Ja tegelikult on, kuidas ma selle peale tulin? Jah, koolist. Ehk siis koolis antakse meil ka, et kuidas nagu võimalikult palju leida seda inimest ennast avastama, ütleme siis niimoodi. Ja mind aitas see sellepärast, et teate, vahest on mingi kuu, nii nagu ma rääkisin september, et maagiline kuu, seepärast 9 nii palju. Rääkisin teile kogu aeg seda, et tehke endale need tulevikuplaanid, visioonid, missioonid, ma ei tea, mida iganes. Ja näiteks ka see, et oktoober on ju tegelikult number 1 on uus asi, uus algus meile kõigile, aga igal ühel on jällegi oma lähenemine, mõnel on see näiteks number 9, ehk siis lõpetamise kuu, aga samas globaalselt on ta selline kuu, et me kõik alustame midagi. Läheb natukene selliseks, et okei, mis kuu see nüüd oli, aga aasta ise on 2025 on ju lõpetamise aasta, kõigil globaalselt. 9, jah. Ja. Ja mõnel on siis näiteks minu elukaaslasel on detsembris sünnipäev, tema isiklik aasta 2025 hakkab alles detsembris, ehk siis ongi selline nagu veitsa selline nagu hernesupp, mis läheb iga päevaga paremaks on ju, või siis hapumaks, et siin ei saagi nagu aru, see läheb natukene võib-olla kas segaseks, aga tegelikult neid vaatenurgi on nii palju, et mida, kus sa saad vaadata ja neid numbreid kokku panna ja eraldi vaadata ja aga mina ütlen alati, et ärge minge hulluks, lihtsalt mäletage elada, mäletage nautige nendest päevadest ja siis vahest, kui mõtleb, et kurjam, miks see nagu niimoodi läheb, alati me ju tegelikult reageerime siis, kui meil natukene nagu kehvasti läheb, siis tasub kuulata ja vaadata, kuidas energiat liiguvad seal. Kuidas sa ise numeroloogiat oma igapäevaelus kasutad? Vaatad sa ka ette mingi eelmine õhtu mis mul homme toob, mis see kuu toob, mis järgmine nädal toob? Siis ütleksin niimoodi, et kui me sinuga kokku leppisime seda päeva, siis ma reageerisin kohe sellele päevale, sellepärast, et minu elukaaslane sündib 13. päeval. Siis kui võtta, numeroloogia on tegelikult ka seotud astroloogiaga, tarokaartidega ja nii edasi. Ja siis, tegelikult kõik siin on ju omavahel seoses. Mina, sina oleme ka omavahel seotud energeetiliselt, aga siis 13 tegelikult tähendab ju surma. Ja siis ma mõtlesingi, et okei, vana lõppepuus hakkab ja siis, kui sa ütlesid, millal see salvestus tuleb, siis ma mõtlesin, et energia on tähtis ja siis ma vaatan pilves, võta rahulikult, seepärast, et veel 13 kellaaeg ka, ma hakkasin täna nüüd tund aega tagasi, mõtlesin, et ise me lepsime veel selle kella ka, mõtlesin, et see peab tähendama midagi nagu mega head.
Ehk siis, kui sa küsid, kuidas ma nagu planeerin oma päevi, siis ma viskan pilgu peale, aga kuna mul on nii selline värvikas elu nagu meil kõigil, siis on niimoodi, et siis ma lähen koertega välja, siis ma unustan ära, siis ma vaatan, kuidas oblikas kasvab või mingi vahtraleht kukub ja siis ma olen selline zen ja siis ma olen täiesti numeroloogia jälle vahepeal ära unustanud. Siis kui see, et lihtsalt klient kirjutab või plaanin näiteks mingit oma uut videot või siis on ütlen siis niimoodi, mind trigerdab väga palju, kui näiteks ma teen suulisi kliente ju igapäevaselt ka kirjalikke teen ja siis kui ma suulisi teen ja siis kui ma vaatan seda ja siis kui ma tean päeva ja siis tean selliseid asju, ma tean natuke rohkem asju, kui näiteks kliendile räägin, siis näiteks karmavõlad, kui tulevad välja, siis mul on nii kahju mingid teatud asjadest, teatud numbritest, kui nad tulevad. Kuidas, millega kliendid põhiliselt sinu poolt nagu pöörduvad, mis see põhiküsimus, mure on, mis nad teada tahavad saada, kuidas sa klientidega nagu toimetad, mis sa neile pakud üldse? Jah, väga hea küsimus. Et kodulehekülje peal siis numbrittekeel.ee on kõike neid näha, mida ma nüüd rääkima hakkan. Aga seal on siis põhiasi, millele ma suunaks tähelepanu, kui te üldse olete nagu huvitatud iseenda, siis võtke see number 1 või number 2 pakett, mis tähendab kas suuline pakett või kirjalik pakett. Sellepärast, et see on sinust kõik. Sa ei pea rohkem võtma neid väikseid asju sinna juurde. Et see on sinu kasutusjuhend, nii nagu ma ütlen, kui te IKEA-st ostate tooli või laua, siis on see kasutusjuhend, mille järgi sa hakkad nagu tegema. Muidu me nagu toimetamegi lihtsalt niisama siin ilmas, see on samamoodi, et me nagu elame, aga need põhiprobleemid, millega nüüd tullakse, on nii huvitav, eriti septembrikuus. Siis ma alati ütlen, et teil on võimalik mulle kirjutada. Ja sa näed nagu kollektiivselt ka, et tulevad igal kuul nagu mingid sarnased teemad või? Ei. Nii kaua, kui ma numeroloogias olnud, ongi praktiliselt üks ja sama teema, ikkagi suhteprobleemid. Ja see on nii naljakas. Ja samas ma mõtlen, et issand, mul on see aeg nagu möödas. Aga ma mäletan, kui ma olen olnud aastaid selles jamas. Aga kas tegelikult saab muude probleemidega ka tulla? Jaa. Siis teiseks üks kõvem on jällegi lapsepõlv ja need karmavõlad, et miks mul niimoodi on ja mõned on jäänud kinni hästi tugevalt selles, et sellises nagu minu meelest on see süüdistamise sinna mulli. Nad ei saa... Nagu teiste süüdistamine, et ei anta andeks. Ja vanemate nagu süüdistamisesse, millest mul on nii kahju. Sellepärast, et meil on kõigil nagu see jama. Ma arvan, et peaaegu kõigil on mingi jama seal lapsepõlves olnud. No ma ei usu, et on ühtegi inimest, kellel oleks mingit lapsepõlve traumat on. Et täpselt, et sul on mingid halvad kogemust, aga samas, kui sul on ka liiga head vanemad, nad tekitavad samamoodi sul mingid traumad on. Absoluutselt. Et mitte keegi ei jää seal nagu ilma lapsepõlve traumata. Ja, või siis mingisugune koolis keegi sikutas patsist ikka ja trauma jälle. Täpselt. Ja nüüd on poisipeaga. Kas või alateadlikult on ju, et sa ei pea nagu isegi teadvustama, kas see on sul nii sügaval alateadvuses, et ta ikkagi on seal on ja see mõjutab sind tegelikult iga päev. Ja siis ütleme niimoodi, et videote baasil ma olen ka teinud hästi lihtsalt sellised videod, mille järgi te saate kokku liita, lihtsalt liitkegi kokku oma sünnipäevad elukaaslasega ja siis sealt tulevad välja need põhinumbrid, mis on nagu... kahekesi veel või? Ja. No sina olid sinu elukaaslane. Sellest ma ei ole kuulnudki. Ma mõtlesin nagu igaks nagu eraldi, et oma mingid numbrid asjad, aga et sa võtad enda ja veel teise inimese liidad need kokku, see annab veel omakorda. No see on hästi lihtne niimoodi puusa pealt metsaelutuskäigul ka lihtsalt see, et see on nagu üks samm, kus nagu edasi minna. Teiseks on see, et te saate see nagu tasuta sealt YouTube'ist. Näiteks üks hästi huvitav küsimus ka. Ma toon nüüd, võib-olla sinul on ka seda hea teada. Mul üks klient kirjutas ka, et tead, ma siin emaga vaatan praegu sinu YouTube'i kanalit ja ema ütles, et ta nagu tahaks kogu aeg näha neid videoid, aga ta kardab klikkida sinna, et telli. Sest ta arvas, et see on tasuline. No ma nii siiralt tänulik, et sa kirjutasid selle nagu kommentaari, et vaatab emaga ja siis tema seletas emale, et see on tasuta. Ja siis ma tegin kohe spetsiaalset video sinna, et... See subscribe imine on eesti keeles telli. Ja siis ta kartis, et hakatakse kohe raha nagu võtma. Ja siis ma ütlesin, et nii nunnu. Sest mulle enamuses, kes vaatavad, on 50 ja pluss. Minul on kusjuures minu podcasti vaatajad seal siuke 23 kuni 50. Mul on täitsa nooremaid ka. Ja, et seal mul on ka nooremaid, aga samas ikkagi, mulle tegelikult hea meel, et... Tead, et iga video alguses sa pead ütlema, see nupp siin all, mis on telli, ei tähenda, et see on midagi tasulist, vaid see on tasuta subscribe imise nupp, et iga kord, kui uus video tuleb, siis sa oled teavitatud sellest, nii et kõik subscribe ima ja tellima. Ja ma mõtlengi, et äkki sina ei ole teadnud, et inimesed niimoodi peavad ka mõelda. Selle peale ma ei ole tulnud, Ja mina ka nagu imestasin ja tegelikult ma nii tänulik selle kommentaarile, sest me ei teagi, me oleme nii oma asja sees, vaata. Sina oma asja sees, mina oma asja sees. Ja, aga siis... Me jääme sinna, et millega tullakse
ja siis karmavõlad on just need asjad ka, mis tulevad sünnikaartidest välja, ehk siis see, et mida me saame isa suguvõsa ja siis ema suguvõsa poole pealt ja siis kas ema meesliini poole pealt või naisliini poole pealt, et numeroloogias me vaatame siis 9 põlve sees seda. Siis see epigeneetika nagu nii huvitav teema mu jaoks. Ja siis see on nagu nii huvitav, aga mina näen seda lihtsalt, ma vaatan su sünnikaardist ja siis ma näen neid, ütleme 4 sealt ema isa suguvõsa poole pealt, ma lihtsalt kujutan praegu sünnikaarti samal ajal, kui ma vaatan su sinna rõdule. ja siis tuleb üks lööb nagu suguvõsast. Loomulikult seda saab nagu tükeldada veel miljoniks tükiks, aga mina vaatan seal sünnikaardi pealt lihtsalt need põhiasjad ära, seepärast, et need trigerdavad sind kindlasti. Kui mina oma sünnikaardi lahti tegin, ma ütlen, kust ta teab? No kus ta teab? No täpselt need ongi nagu ja on teatud numbrid näiteks, mis hästi palju figureerib, on 15. Too mõned näited nagu mida miski number tähendab, et näiteks nüüd ongi see sünnikaart seal ees ja siis tuleb sealt kuskilt suguvõsa liini pidi mingid numbrid on ja ma mõtlesin, just praegu mõtlesingi, et sellised kõige värvikamad, mida ma nüüd vaatan, mis on kirjalikel ja ka suulistel, siis suulisi ma teen ise nagu häälsõnumitega isiklikult, siis see on, tuleb hästi mulle nagu lähedale, elan natuke isegi läbi neid, nüüd õpin igasugused kaitsemehhanisme, kuidas kaitsta nagu inimeste eest, vaata. Sest ma isegi haigeks 4 päeva, me ütles ka, et mis sul on, mõtlesin, niimoodi elasid läbi inimest. No just üks asi on vaata see emotsionaalne ja nagu vaimne, aga teine asi on füüsiline. See on next level. Siis õnneks õigel ajal üks naine võttis muga ühendust, üks sensitiiv ja siis ma mõtlen, nii ta või kohe esimene nipp ütle, kuidas ma kaitsta ennast saan. Ja kohe esimene no iga asi õigel ajal, universum toob sinuni on ja. Ja, aga siis on sellised, mis ma arvan, et väga paljudel inimestel on, mida ma olen juba näinud ka number 15 ja see on siis kurat tarokaartides, eks siis on sõltuvused siis numeroloogias. Saatan. Saatan, kurat. Üks sama. Üks sama sob. Tal on muidugi hästi palju mõnusaid asju, siis see on nagu flirtimine ja selline, mis ei ole äkki nii kiht, on nagu armu 3 nurgad alati saad, mis tahad, sellepärast, et juba libe kala on ju, 15 on kokku liidetud 6, mida iganes, seal on nagu hästi huvitav, aga seda on väga paljudel inimestel, sest põhimass, kes mul on klientidena, on eestlased. Ja ma ei tea, mis saatan meil siin ringi luusib. Selles suhtes minul endal kaasa arvatud, mina tean väga hästi, millega ma praegu võitlen. Et suure portsuga olen nagu hakkama saanud ja et 15% on veel jäänud. See kui põnev. Ja, see on nagu üks asi ja siis teine asi, üks number, mis on ka kuidagi trigerdab päris hästi, on 13. Ehk siis jällegi see tähendab surma. Et tuleme tagasi sellele, et tänane päev on 13. oktoober on ju, nagu väga selline kihma. Ja kell 13. Et see on nagu hästi lahe, siis see on mis tähendab siis surm. Surm tähendab seda, et ta tuleb näiteks, kui ta tuleb vaimsuse 3 nurka, seal ma näen neid, mida sa oled teinud eelmistes eludes, miks sul nagu praegu need asjad on. Mina ise usun, et meil on palju eelmisi elusid, aga ma ei näe sealt nagu mitmes või kus kohas, aga ma näen need asjad välja ja kui 13 on, siis tähendab seda, et sul on sa teinud enesetappu eelmises elus mingisuguses ja siis selles elus võetakse sul keegi väga kallis inimene ära. Ja kui ta läheb sinna suguvõssa karma võlgades, siis tähendab seda, et keegi on enesetappu teinud või vägivaldselt surma saanud. Ka selline nagu siis ma räägin, mul on endal ka see on kõik nii põnev, aga kui sa täpselt tegeled sellega igapäevaselt ja siis sa saad vaata kinnitust, et see pole lihtsalt number ja mingi uhuu on ja vaid tegelikult need asjad nagu peavad paika, inimene kinnitab, et näed, nii oligi, nii on. Väga õigesti ütledki, see saabki alati, miks ma teen suulisi ja naudin neid, seepärast, et inimene hakkab seal nagu avanema. Ja see on huvitav, et väga paljud ei avane või siis on üks hulk kliente sellised, kes nii lahe, oota, kas ma saadan sulle nagu häälsõnumitega või siis kirjutan, ütlen, et vahet pole mis varianti, siis ma hakkan niimoodi, ma lähen isiksuse 3 kõigepealt räägin, kes ta oled, seal kirjutab kõik vastu, siis tuleb vaimsus, kes ta eelmistes elus oli, siis vaikus. Ei tule enam vastuseid, siis ma mõtlen, et kurjam, 2 varianti, kas nagu nii valetan või valesti räägin või siis teine asi on see, et niimoodi astusin kanna peale, et nagu valus hakkas. Ja siis ongi niimoodi, mul on nagu nii kahju. Teie ka, kes te nüüd ennast ära tunnete seal kallikesed, siis lihtsalt teadke, et hakkake nagu seda lahti rääkima, te vabanete sellest kõigest. Sest ma tean, kui ma nägin ka 13 ja kui ma nägin 15 enda sünnikaardis, siis ma mõtlesin ka, et üks nii tugev valu tuleb nagu sealt välja, mis 13 ka, ma ei hakka seda teile siin rääkima. Mingis videos lipsus mul suust välja, kes jõudis kuulata. Otsige üles, seal on ainult mingi 500 videot, see on lihtne otsida. Ainult? Ma arvan, kuskil nii palju on. Aga et suulisel kliendile mõtlemise siis tähendab tema elus, see ei ole nagu meelakkumine.
Nojah, seal on see ego värk täpselt, vaat siis peab hakkama tegelema. Tegelikult sa tead, et ahah, ta ütles midagi õigesti. Nojah, paljud ongi vaat need, kes ei avane, et nüüd ongi panevad ploki peale, et ärme rohkem sinna teemasse lähe, on ju, et tegelikult kardavad minna sinna ja hakata tegelema nende asjadega, on ju. Jaa, nii ongi. Siis on näiteks minu meelest, kui ma nüüd ei eksi, see 13-15 lihtsalt seda on nii palju. Minu meelest oli 11 oli ka selline number, et eelmises elus sa oled oma isa vigastanud, vägivaldne olnud või oled isegi ta siis kas ära tapnud, äkki oli midagi sellist. See tähendab seda, et see praeguses elus on sul temaga probleeme ja raskusi. Ja siis ma olen alati õnnelikku see, et klient ütlebki, et jaa, tal on olnud, aga ta on selle nagu läbi töötanud juba. Aga see on nii naljakas sellepärast, et kui sul on eelmises elus neid asju olnud, siis sa oled siin elus seda läbi töötama kuidagi. Sul on antud see võimalus sellega siis tegeleda. Nii et jah, selles elus praegu pead ka mõtlema, on ju, et mis sa teed. Noh, siin ongi see vaba tahe ja need teemad tulevad mängu, on ju, et täpselt, mis sa teistele teed, mõtled, sa ei pruugi selles elus nende jamadega tegeleda, aga järgmises elus. Väga hästi öeldud, kui suures ma ei ka seda meelde, et näiteks võiks võtta ikkagi see positiivne pool. Inimesed on nagu patareid, on pluss ja miinuspool. Ma olen nagu hullu chillingu on positiivne. Igal ajal tahab trüki viga sisse. Siis mõtlen niimoodi, okei, elan selle kähku üle, on ju, kellelegi ei räägi. Ise tead, et panid hämbrisse. Aga see on elu lihtsalt. Me ei saa alati, kui vahest ütled ka oma lähedasele mingi kurja sõna, mõtled, et kurja, oli mul vaja see välja ütelda, ikka ütled ära. Mõtled, et okei, ega ta ka mingisugune meepoiss siin ei ole. No lihtsalt see ongi. Ja numeroloogia minu meelest on nagu selline seiklus. Selles ei tasu niimoodi nagu jääda väga kinni, aga samas see annab hästi palju teadlikkust selles suhtes, et miks sa oled selline, miks sa oled vahest nii närvis. Näiteks number 7, kellel on number 7, siis see on see, et sul tuleb nagu tohutult äkkviha nagu üles, hästi kiiresti liigud. Hästi kiiresti kaob ära ka. Jaa, kaob muidugi ära ka ja siis samas see, et mul on endal ka, sinul on samamoodi, miks ma seda hakkasingi rääkima, siis see nagu ärritud mingite pisiasjade peale, kui ei tehta nii, nagu sina tahad, sellepärast, et sul kontrolli vajadus. Jaa, selline nagu peast totaalselt nii see juba umbes peas tead, hommiku ärkad, ma arvan, sul on ka niimoodi, et sul on kohe nagu see emaplaat on täis informatsiooni, mida sa kohe tegema nagu hakkad. Ja siis kui mees tuleb seal, ma ei tea, su meest muidugi, aga minu mees on küll selline, no nii, nüüd lähme sinna, võtta, mida, mul on kuule... Mul olid endal kõik plaanid tehtud, on ju. 15 000 asja, millega ma praegu hakkan kohe tegelema, ei, ma ütlen, et kuule, nüüd stopp, nüüd kuskil on mingi koht, aga see on just number 7 ja õnneks mina läbi selle ka olen rääkinud oma mehele, siis ütlesingi, et sinul on need asjad ja minul on need asjad. See ei tähenda, et mina olen paha või siis sina oled paha. Lihtsalt see, et annagi vahepeal mul ruumi, ma annan sulle ruumi. See ongi lihtsalt nii hea tööriist, täpselt kas või näiteks suhtes on ju, et sa seletadki ära oma kaaslasel, näed, et ma käitungi nii, mul ongi sellised numbrid ja omadused siin on ja, et arvesta nendega ja siis ta oskabki käituda ja arvestada, et muidu täpselt, et vältida mingeid konflikte ja mõttetuid tülisid on ju. Ja siis see ongi vaata see, et sa küsisid, et mis on kõige populaarsem, mida küsitakse ikkagi paari suhted ja näiteks kuulakegi neid videoid, ma räägin hästi palju, seal on täiesti erinevad plokid on, kus ma räägin ühtedest, ehk siis kes on sündinud 1., 10., 19, 28 on ja siis on number 2, kes on 2., 11, 20, 29 ja seda infot on nii palju juba, lihtsalt ainuüksi sellest sünnipäevast saab väga palju teada, kes on kes. Just sellepärast ka, et ma tegin kohe selle õpetliku video, et kuidas kuulata minu videoid. Et ärge kuulake ainult iseennast, et oma egot tõsta, et mul ongi nagu kõik hästi. Ja siis sa nagu paned mööda, mis ma seal miinusest räägin, on, et tahan kõrva sikutada. Sellest me kõik tahame olla täiuslikud, on, aga siis kuula ka näiteks oma lähedasi, oma lapsi. Seepärast, et siis hulga paremini hakatagi toimima. Näiteks, kui sa tead, et ta on selline kes sõltubki teiste arvamustest, näiteks number 2 on tavaliselt sellised, aga teine pool on see, et nad on väga manipuleerivad, et nad tahavad lihtsalt olla hästi nunnu-punnud, et no näiteks lapsed ka hümps, tahad ma pesen nõud ära vaata, aga juba sa tead, et tal kuskil siin kuklas on mingi jama, näiteks see, kui ta on sündinud 11, mul endal poeg 11 sündinud. Väga head müügimehed. Üldse 2 kõik väga hea jutuga. Lihtsalt saad aru juba seega, et pange tähele lapsevanemad, et kui laps tuleb, eriti kui on number 2, et emme, no nii. Juba. Räägi asjast. Muidu ütleb ema vaata või ütleb, et ma ei tea, mulle ütlevad pojad ka vahest merks või niimoodi. Sa oled, et okei, nüüd kui on emme, siis mingi asi, nagu, räägi asjast, palju sul vaja on. No mitte päris nii, aga siiski näiteks ka, et 11 on jah ja 29 ja nad on kõikidel, kellel on 2 kusjuures ees. Ei peagi olema üldse nagu sündin kas 2, 11, 20, 29, kellel on 2. Nad on väga head diplomaadid, väga head psühholoogid. No kes seal on 21, 22, 2 hakkavad.
hästi sellised väga, kui nad on positiivsed, siis nad on nagu väga head abilised kõigile inimestele. Nad on üldse puhtad kahed on meile tegelikult ütleme, võiks teha näiteks mingit assistendi tööd või selliseid asju. Nad on väga vajalikud lülid, kõik inimesed on teisele vajalikud. Just oma sünnipäeva järgi sa saad nii palju asju juba Saab. teada, mis täpselt suunda sa võiksid võtta, mis sulle teha sobib, on ju, noh, nagu me rääkisime minust enne, on ju, et mis need tähenumbrid ja asjad ja kaardid siin meil on. Ja muidugi miinustes ongi see number 2 on näiteks manipuleerivad. Näiteks ütleme siis, ma räägin siis iseendast, ma ei hakka sinust rääkima. Sa ütlesid, sa tead enda kohta juba kõike. No näiteks 16 läheb kategooriasse 7 ka, sinule näiteks juulis on 7, siis ka kõik, kes on juulis, minge vaadake mulle see video tegelikult väga üleval ka, aga nad on sellised plussid on väga head, nad saavad nagu väga hästi kõigega hakkama, oskavad 0-100 midagi teha, aga see, et kui nad midagi nagu näevad kuskil ohtu, nad saavad lihtsalt 100-0 ka, nad saavad lihtsalt kõik pihuks ja põrmuks teha, sellepärast, et on torn. Surm täpselt samamoodi 13. Seepärast näiteks meie elukaaslasega nagu sobime väga hästi, me oleme hästi sellised, nagu seda Ameerika perekond või ma ei tea, kes nad on, et sellised hästi temperamentsed aeg-ajalt. Siis ongi parem seismel minna lihtsalt ukse taha ja hingata 15 korda. On lihtsalt sisse välja ja siis sisse uuesti ja siis mõtled, nüüd ma jaksan. Et ei olegi olukord nii hull, aga näiteks kui 7 oleks seal 2 koos, siis see tuleb kokku 9. Vot selliseid asju ma kõike räägin. See on põnev, nagu nii tööriistu, nagu, mida saab kasutada iga inimene. Ja ma rääksin seal ühes videos ka metsajalutuskäigul olen rääkinud ja siis ma olen rääkinud ju tegelikult, mis on nagu top paremad suhted ja top ohtlikumad suhted, millistest või ütleme siis numbrikombinatsioonid nagu kokku sobivad. Ja õigemini ma rääksin ka 5 nagu agressiivsemat äkki naist ja siis rääkisin ka 3 ohtlikumat meest, ütleme, mis numbrite järgi, sünnipäevade järgi ikkagi, mitte siis konkreetselt Ants ja Tiit ja ma ei tea, kes seal veel on ju, Andres. Aga jah, niimoodi, et tasub minna kuulama ja ma sain hästi palju tagasisida, et ohtliku naiste seas näiteks on ka number 16. Ehk siis see, et 7 või? No nagu, konkreetselt seal on mul juba konkreetselt 16. Okay. No näiteks 18 on ka siis väga nagu ohtlik number. Aga see tähendab seda ainult siis, kui ta on miinuses. Meil on ise endal nagu täielik vabaduse valik. 17 näiteks nii nagu sa ütlesid, 17 lihtsalt täht, aga tal on väga palju miinuseid. Et ise valid, kas sa oled plussid või miinuses? Põhimõtteliselt jah. Nii lihtne. Noorena lihtsalt on see, et taburetid lendasid ja närvid läbi kogu aeg on ju ja siis nagu mõtled, miks ja nüüd kui mida vanemaks tuled, siis mõtled, mul täiega savi. Sul on raudselt sama on ju. Täpselt sama. Ja siis nüüd kui ma 47, siis ma mõtlen nagu absoluutselt mingisugune närv ei kõigu. Närvi lähen siis, kui mulle midagi kehvasti öeldakse, eriti YouTube'is 2000-st üks inimene julgeb mingi paha kommentaari teha, siis hakkab mul number 6 toimima kohe. Eks ma olen 16 päeval sündinud, nii nagu need numbrid mängivad, on ju. Et ma olen 16, siis ma olen 1, ehk siis kuningatar, nagu kõige kõvem mutt, sina ka, sul on 17, sul on number 1 seal seest, ehk siis ta annab nagu kõva muti nagu sellist, nagu mis asi, mulle tulid ütlema praegu või. Ja siis on mul see number 6, kes mõtleb, ja siis need 2 kokku on ju. Ja see on niimoodi, et miks? Ja siis sa unustad ära, et aga need teised 2000-st on ju kõik sinu poolt, nad naudivad seda, mida sa teed. No üks ei pea kõik mu poolt olema, aga see informatsiooni poolt. Ja üks ütleb, et lihtsalt see on muki kaka, mida siis räägime, et okei. Las ta olla. Ja mis sa teed sihukeste puhul? Vastan ilusti ja õnneks ongi nagu hästi läinud, aga nüüd ma pidin küll ühe kahjuks likvideerima, sellepärast, et läks natukene nagu üle minu selle taluvuse tsooni, seepärast, et ma mõtlesin, miks ta peab nagu sinna rikkuma tulema seda seltskonda. Seepärast, et ma ütlen selle kohta alati niimoodi. Just sinu kanal ise valid ju. Ja, kusjuures mul on ka Soome kanal, nii nagu ma natuke seal rääkisin ja Soome kanal ka üks naine nagu julges midagi ütelda, et nagu höpö-pöpö, noh see tähendabki nagu jama. Ja siis ma tegin nii Eesti vist ja kui Soome poolel ma ütlesin, et aga mina ei tule teie koju ütlema, et no näiteks, et sul ei ole kardinaid. Nagu päris rõve või? Ja. Nagu kuuled või? Nagu siis tegelikult ka, et tee ise enda YouTube'i kanal ja siis selle kohta nad ütlevad, ega ma nii loll ei ole. Aga ma olen mõelnud just nagu nende inimeste perspektiivist, nagu, kes tulevad nagu halvasti kommenteerima, et nagu, no mis tema sees võib vaata toimuda. Tegelikult on fänn ju, kommenteerib, tõstab sinu seda reach'i ja see video läheb järjest rohkemateni ja kõik halvad kommentaarid on tegelikult ka nagu head on ju. Samas küll sellepärast ma ei olegi nagu kohe neid ära likvideerimas, ma ikkagi nagu armastusega vastan ja panen talle südame ja tänan kommentaari. Ja neile tulebki ainult armastust saata. Jaa, sest ma ei ole selline nagu riiukogu, mul on kahju seepärast, et ma arvan, et teda triggerdas see miinuspool, et ta oleks lihtsalt
võinud alla neelata selle klombi, ega siis ma ka, kui vaatan oma 16, mis te mõtlete, et mulle meeldib kõik seda lugeda, mis ma seal teile räägin. Siis ma vaatan täitsa lõpp, kuidas räägin tõtta. Niimoodi riivab hinge. See on normaalne. Räägi natuke veel nendest nagu numbritest, et mida, kuidas vaadata saab, et näiteks täpselt üks on see sünnipäev. Siis täpselt näiteks sa ütlesid, vaata, võtad enda sünnipäeva, kaaslase sünnipäeva, paned kokku, tuleb see number. Siis meil on need elutee numbrid, mis nagu neid kombinatsioone või asju veel vaadata saab? Siis igaks juhuks ütlengi selleks, et nagu virvar väga segamini ei läheks, siis soovitan ikkagi alustada ainult sünnipäevast. Ja siis, kui näiteks sünnipäev, ainult päev, kui te kuulate neid videoid ja siis te ütlete, et no nagu üldse ei resoneeru, siis tasubki juba kuulata siis kuud. Näiteks kui ma räägingi number 7 kuust, siis kuuladki, mis ma selle 7-ga nagu seal ütlen sulle, siis nagu ütlebki inimene, et no see on juba minu moodi nagu. Aga sa arvad, et võib nii ka olla, et näiteks tänasel päeval inimene läheb, kuulab ja üldse ei resoneeru, siis ta läheb paari kuu pärast tagasi, kuulab ja siis täiega resoneerub. Väga hea küsimus. See on nii huvitav näiteks ka, kui sa loed ühte raamatut mitu korda ja siis korraga vaata, issand, seda lauset siin polnudki. Ja täpselt nagu ma ei tea, naistel on 6 seisud ka vaata, et mis tuju on. Ja planeedid ja planeedid ja siis ma ei tea, mida iganes pilves või ei ole pilves. Aga see niimoodi ongi. Ja muidugi juba tahaks nagu sügavamalt minna, ehk siis sügavamalt lähemegi siis juba niimoodi, et siis saab, näiteks kui me ainult aasta kokku liidame, siis see, mida mina õppisin aasta pealt, saab teada, millised ametid sulle sobivad. 3. Sul lõb 3 kokku liites. Kui ainult aasta. Aasta, jah. 3. Blogipidaja. Päriselt. Päriselt. Sa peadki pildis olema kogu aeg. No see muidugi annab ka selles suhtes, et number 3 on väga palju edevust nagu heas mõttes, seepärast, et sul on see potentsiaal olemas. Ja kui sa näiteks kodus oleksid praegu 7 lapsega, siis su süda karjuks kogu aeg nagu välja, sul on kogu aeg vaja teha, sul on vaja pildis olla. Ja. Aga miinuspool on see, et kui sul tulevadki ükskord lapsed, mul on 3 on 6 näiteks. No edukuse koodist ma võingi rääkida, siis edukuse poodi põhjal ma saan nagu inimese kohe vaadata, kes ta on. Et me võime sulle siis teha sinna. Vabalt, jah. Et aga number 3 ongi see, et kui sul on lapsed, siis sa pead ju põhimõtteliselt nendega nagu tegelema, aga tegelikult siin kogu aeg jookseb, tahaks räigelt teha mingi podcasti, ma ei tea, kuhu ma nad panen, aga nagu ära tahaks teha. No võt siis hakkad nagu töö ja laste vahel niimoodi setkuma. Pendeldama. Ja. Sest ma olen ise selle läbi elanud. Ja siis vahepeal täiega nagu unustad ära nagu töö. Aga tegelikult ikka kuskil tiksub. Lähed magama ja siis süda tilgub värd, seepärast, et nii palju asju tahaks ära teha, aga ei jõua. Eriti veel, kui sa oled veel 7. juuli, 7. kuu sündin, siis on vab see nagu võimendatud. Igati moodi, siis ongi nagu nii huvitav. Et see on täiesti õiget asja. Ega ma ei küsin, millega sa veel tegeled. Aga sellest piisab, kui sa siin juba podcasti teed. Aga kas sa nagu nime põhjal ka neid kuidagi numbreid asju vaata täpselt, mis tähed on näiteks tähestikud ja ma tean, et näiteks kui sa liidad seal täpselt need oma nime tähed tähestiku numbrite järgi kokku, siis saab mingi numbri, see tähendab veel midagi omakorda, on ju? Jaa, tähendabki. Aga jälle ma tahan selles suhtes öelda, see on ka kusjuures väga hea küsimus, seepärast osad mu käest küsivad nagu seda ja siis, et umbes, et no jaa, et vaata, et see on nii tähtis. Tähtis hakkab see siis olema, kui sa oled ennast analüüsinud oma päeva, kuu ja aasta järgi, ehk siis jälle, kui sa oled saanud kui see sünnikaardi, sa oled nagu endast totaalselt aru saanud, ka elude number, mida see tähendab ja see, et kuhu sa nagu liigud ja siis, kui sa näiteks abiellud, võtad teise perekonna nime. Just tahtsin seda küsida, et täpselt kui sa abiellud, kas siis sa muudad? Ja kui sa tunned, et sul midagi muutub, mina näiteks ka, et mu mees ütles, et me võiksime abielluda. Okei, ma ütlesin, et oota, võtsin kladel lahti, lugesin kõik kokku, päriselt ka tegi niimoodi. Mõtlesin, ma kohe vaatan, kui toimib nagu, et number jääb, et kui on nagu hea number, ma mõtlesin, mul jääb samaks, ma mõtlesin, okei, võtan. Ma pole siiamaani, ma olen kogu aeg nagu võidelnud abielu vastu, sest minu meelest, kui elatakse koos, kõik on tšiki-vriki, nagu paberid ei ole nagu minu jaoks oluliselt, tähtis on see, et nagu toimib. Mõtlesin, et okei, sobib. Aga sa usud ka, et abielludes täpselt see nime võttes, sa võtad kuidagi nagu energeetiliselt ka mingi suguvõsa, karmad asjad nagu enda peale? See on see, ma ütlen nagu usu taga, sellepärast, et mina numeroloogiliselt, ma ei taha ikkagi nagu ütelda, et ma tahan ütelda seda, et lihtsalt elage, ärge võtke nagu nii palju, võt see nimi on nagu kõige väiksem asi, see on nagu 0,5% kogu sellest sopast, nagu mis seal on sünnikaardist. Sest see, et kui inimene hakkabki, et aga mu nimi nii ja naa, okei. Aga kas sa oled vaadanud, kuidas, mis see su sünnipäev teeb, mis su kuu sinuga teeb, mis see aasta sinuga teeb, mis elude number teeb, siis on ju tervise 3-nurk tuleb seal välja, kas sa oled nende asjaga vaadanud, vaata mul hakkaski niimoodi nagu täiega paha vaata siis, okei. Jätakse põhiasjad nagu ära on ja siis minnakse kohe sinna kuskile sügavamale, eks?
et see, et leida nagu mingi vabandus kuskile, et aga näed, juhtus nii, tule siia. Jah, vot niimoodi tahaks nagu ütelda. Kõike saab vaadata. Päevaprognoose ju panen ka iga päev. Et Ahah. selles suhtes, et kui neid ka vaadata, siis mõni inimene võibki ennast selle järgi säädida ja võibki. Täna meil on väga hea, meil on nagu suhtlemise päev number 5 kokku liideltult. Ja ma mõtlesingi, et kui iseenesest 13 Kõik on nagu klapib. Yamaha, et siis selles suhtes nagu surm, aga surm tähendab ju seda, et üks asi sureb, teine asi nagu saabub ja tuleb midagi uut. Ja tegelikult on see, et hästi palju uut informatsiooni. Täna on valimiste päev, ma nägin Lasnamäel. Mina ei tea sellest midagi. Tohutu pikk järjekord oli, jaa. Päriselt. No päriselt ja ma mõtlesin, et mis jagavad seal niimoodi, toolid olid ette pandud. Käid ka No valimas. väga hea selles suhtes, et on jälle nagu sõnumite vahetamise päev täna. Nad valisid ka raudselt numbrite järgi, siis Põhimõtteliselt panid käisin paika. S-burgeris vaatamas, kas võtan palju viigat, et võtan vähe, ikka valisin, välja valisin. Aga kas sa arvad, et nagu mingid suured sündmused, mis meil siin nagu maailmas toimunud on, ja kui sa hakkad vaatama kuupäevi ja mingid kellaaegu ja sealt tulevad välja mingid numbrid, siis need nagu korduvad ja on mingid teatud kuupäevad ja teatud numbrid ja siis, et jääb siuke tunne, et noh, et neid asju nagu planeeritaksegi ja oled sa nagu selle peale ka mõelnud? Ma ei ole niimoodi hulluks läinud selles suhtes, ma ikka heas mõttes See on juba vandenõu teoreetikute teema. Jaa, mul on nii palju teate oma eluga tegemist ja siis nende inimeste päästmistega natukene nagu heas mõttes. Aga mulle kirjutas küll üks naine väga huvitavat, kas ma olen tähele pannud, millal Estonia hukk oli. Ja siis ma hakkasin ka vaatama, et issand, ma mõtlen päriselt, ma olen niivõrd nagu laisk inimene, et ma ei viitsi nagu ülemäärast nagu võtta endale. Tegeled oma eluga. Absoluutselt, mul on 3 koera ja siis ma teen vahepeal süüa ka endale ja siis niisama muid asju ka. Aga mulle huvitav, mulle pakub huvi sellised asjad. Aga kui ta oli ilusti nagu lahti võtnud, siis ma vaatan, hoppadii. Ja siis ma ütlen, okei, ma vaatan seda. No siis on ju täitsa aru saada, miks see niimoodi läks, sest seal oli hästi palju numbreid ja kui ma nüüd ei eksi, kas oli 9. september, oli see 28. september või? Ära minu käest küsi. Okei, küsi su käest siis. Jaa, aga minu meelest see oli, seepärast, et see on... Ühesõnaga, seal tulid huvitavad kombinatsioonid välja. Tulid jaa, aga mingisugust vandenõuteooriat, mina nii kaugele, ma mõtlen päris, ma ei viitsi nagu eriti minna. Seepärast, et see, mis nüüd oli, see nüüd oli. Mis me siin ikka nagu klapime ja see, et ma ju sinna sukelduma ei lähe ja hakka vaatama neid asju. Aga huvitav oli. Väga huvitav, sellepärast, et mulle tuli jälle natukene mingid asjad... Mulle meeldib see, et kui ma saan tõestust sellele, et see number 9 ongi number 9, 28 on tegelikult karma number. Need inimesed, kes on sündid 28, 29, ma olen teist teinud väga palju videoid ja klubi liikmetele ma tulen veel tegema väga-väga teravaid videoid, aga see on ainult selleks, kui ma räägin ka negatiivsed pooled ära. See ei tähenda seda, et ma teid vihkan. Et see tähendab seda, et ma nagu päriselt... Paljud võtavad väga isiklikult või? Ja ma ei tea, kas võtavad, aga... Ma ise loodan, et keegi ei võta, sest kui ma räägin ka 16 oma sünnipäevast, ma räägin ka nagu nõmedad pooled selle ära. Ja siis, kui ma ju... No ei oleks ju head ilma halvata. Ei, nagu patareis peabki olema pluss ja miinus pool, sellepärast muidu ta ei toimi. Ja nii nagu, miks 28, 29, ma tahan natuke isegi puudutada seda siin teemas, sellepärast, et need on väga head inimesed. Mul nüüd isiklikult alles paar päeva kogeeg on kirjutanud üks naine, kes on 28. päeva sündinud ja ma näen, et on plussi poole peal, jumal tänatud, aga elu ei ole tal lihtne. Sest nemad on karmaõpetajad konkreetselt, neid on toodudki siia ellu sellepärast, et nad on endale karmaõpetajad kogu aeg, neil kogu aeg juhtub mitte meeldivaid asju ja need inimesed, kellega koos nad on, siis nende elud ka kogu aeg muutuvad. Läbi nagu nõmedate situatsioonide lihtsalt nagu kõik mõlemad pooled kasvavad ja kogu aeg käib see niimoodi. Kuidas seda lõpetada, mina ei tea, mina olen numeroloog, mina tean lihtsalt, kuidas numbrid töötavad. Mina ei ole mingisugune nagu vaimne spetsialist, sellepärast näiteks on ka sinul kanalil hästi palju huvitavaid inimesi, mul lihtsalt täiega tatt jooksis, kui ma praadisin muna ja ühte vabandust, ma nii räägin, aga lihtsalt seda kuulan nagu, sa võid ütelda, kes see naine oli ja mis see oli? Katrin Lukasega tegime podcasti. Jaa, hingetud inimesed. Ja kui ma kuulasin, teate, siis mul kohe numbrid jooksevad kogu aeg ja mõtlen, issand kui huvitav, panen ka, kui tule nagu väiksemaks, siis mõtlen, tule siia, mu mees on soomne, ütlen, kui sa saaksid aru, mis siin praegu räägitakse, kui huvitavalt nagu. Seda on mult palju küsitud, mille järgi sa vaatad, et keda kutsuda või nagu, kus sul tulevad need inimesed, et keda sa kutsud sinna, et kõik on nii põnev. See oli tõsiselt võrratu ja mul hakkasid kohe numbrid liikuma, mis numbrid nagu inimestega sünnipäevad nagu jooksevad sealt niimoodi. Ja see on nagu nii, siis hinget, see on ka üks asi, mille pärast ma siia nagu numeroloogiasse õnneks siis tulin, et saaks kiiremini aru, kellega ei tasu ükskõik kas koostöö partnerlust või koos elu, mul ongi üks partner, nüüd mul pole vaja koos elada kõigiga, aga siis see, et just see, et okei, temaga ma ei toimeta, et natuke liiga ohtlik. Seepärast, et ma tean, et tahab või ta ei taha, aga ta number hakkab niimoodi töötama, et ta lihtsalt võtab sult vaiba alt ära.
Et see ei ole varem nagu või hiljem. ja see kusjuures nii nagu näiteks teatud need karmaõpetajad, need 2 numbrit. Sellepärast, et kui nad näiteks teevad mingi sellise liigutuse, siis nemad kasvavad sealt ja see teine inimene kasvab sealt, iga asi on mingi põhjusega. Ja siis see on nagu selline 2 piibukassi nagu. Sa rääkisid jah nendest nüüd sünnipäevadest 28, 29, aga kui me võtame nüüd vanuse, et kui inimene iga aasta saab Oi, nii-öelda hea vanemaks, on ju, küsimus. et kas siis ka nagu iga aasta sul on need erinevad ülesanded, teemad seal üleval, et täpselt kui sa oled 28 ja 29 vanuses, kas siis tuleb see teema nagu tugevamalt sisse, see karma? Issand, kui huvitav küsimus. Vaata, nüüd on küll niimoodi, ma ei mõelnud, aga mega hea küsimus. Aga ma paneks siis tead kõigile teile praegu eetrisse ka sellise küsimuse. Mäletage, tuletage meelde, kui te olete nüüd rohkem kui 28, 29. Millised perioodid või millised asjad teil toimusid siis? Ma pean natuke mõtlema selle peale. Põnev, nii põnev. Jaa, aga mul oligi lahkumineku protsess 28, 29 vanuselt. Ma võin seda eetris ka öelda, mis siin ikka. No lihtsalt see oligi. Appi, kui huvitav. Kuna sa oled? Mina olen 24 Opa, ei tii. vist. Siis Ma olen kuskil kinni nagu seal noorema seas, et ma küsitakse, jaa. ma pean mõtlema, et ma ei tunne ennast nagu nii vanana juba. mina olin ka hästi pikalt, olin 18, aga siis kui ma sain sellest üle, siis ma jäin 30-sse kinni. Nüüd ma olen 30 kinni. No siin. Aga õnneks mul on nagu väga hea, et ma nüüd nagu pikem. See oli nii hea küsimus, tead, päriselt. Ehk siis vaata, siin on sina, kui oled alla 28, 29. See ei ole ju ka oht, aga suur tõenäosus on, et siis toimub midagi. Siis on parem nagu teha enne seda mõned aastad tööd, et midagi sellist ei toimuks, sest kõik see numeroloogia on tegelikult selleks, et aidata meid. Et Ja kõik halb juhtub ka põhjusega. Nagu sa ütlesid, mingid surmakaardid, tornikaardid, nagu see ei tähenda alati nagu halba. Kui üks halb asi lõpeb, siis hea asi algab, peale halba tuleb alati hea. absoluutselt. Ja kui suures näiteks ka aastad, kui ma räägin oma kanalil, et mida mingi aasta toob 2025, siis see enesest on number 9. 2026 on nüüd uus algus. Ja see on nagu nii huvitav, mul on ka küsitud, milline Eesti tervis on ja kõik need asjad. Ma veel natuke mõtlen, sest seda on küsitud nii palju. Ma pean natuke tegema tööd, et võib-olla ma siis vaatan seda natuke rohkem. Aga see on ju uus algus kõigil, aga tegelikult kokku liites on see ju 10. 10 on ka oma tähendus ja 1 on oma tähendus. Ehk siis Ja siis veel neid asju nagu tervikuna kuidagi vaadata on ja mis kõik need numbrid seal on. Ja siis see ka, et igal ühel on oma isiklik aasta veel. Mõnel on see number 9 aasta, mõnel on number 8 aasta. Ma olen nendest ka seal oma videotes rääkinud, et näiteks ka, kui me räägime nüüd karmast, siis kõige sellise keerulisem trigerdav aasta, isiklik aasta, kui on number 8. Sellepärast, et siis on raha aasta või karma number. Kui oled enne 8 aastat perioodi, ehk siis 7 aastat oled teinud tohutult hästi nagu tööd selle nimel, et sa saaksid nagu kuhugi maani, siis sa saad nagu väga hea palga, ütleme siit universumi poolt. Aga kui sa oled ikkagi nagu kogu aeg mingisugust jama korraldanud, siis number 8 aastal on jama. Ja ainukene jama, mida mina ütlen oma kogemuselt ka veits, on see, et vaimsus ja materiaalsus peaksid olema kooskõlas, et ei tohi ajada raha taga. No see on, mina ütlen oma praktikast. Siis jooksebki eest ära. Ja siis on kusjuures tulevadki hästi huvitavad asjad, et minul oli paar aastat tagasi oli 8 aasta, siis kukkusin ikka päris hästi põlvili. Et aga jälle universum saatis õiged inimesed appi. Ehk siis see, et ei olnud vaimsus ja materiaalsus ei olnud tasakaalus. Jah. Aga õudne tore oli. See oli ka nagu niimoodi pärast, ma mõtlesin, et kui head see kõik möödas on. Head ellu jäin, nagu selles mõttes, ja kõik pange tähele, kui te saate YouTube'i kanali pealt hästi selle nagu kätte. Seal on vaja minu meelest, kui ma nüüd ei eksi, vaadake, ega siis ma ka kõike peast ei tea, aga seal on vaja kokku liita oma sünnipäev ja kuu ja siis number 9. Veel lisaks nagu või? Ja, aga mitte oma aasta. Oma päev, kuu liidad kokku ja siis number 9. Siis sa saad teada, milline on su isiklik aasta. Jah, sa ei ole luusinud nii palju mu kanalil. Jah, nii palju ei ole jõudnud. Räägi, mis sa veel oma kanalil seal nagu videosi teed, millest sa räägid? Sul ongi need, ma saan aru, mingid aasta ülevaatamised, siis mida toob järgmine kuu, on ju? Noh, siis järgmine kuu aasta, siis ma räägin inimestest üleüldse just sünnipäevade järgi. Eks nii nagu ma ütlesin, mul ongi selline nagu sats, selline seeria number 1, siis on number 2, nüüd ma rääksin 7 ära, nüüd järgmine kord on nüüd 8, sina oled 8. Siis ma murdsin natuke pead, teate, kui naljakas on veel see ka, et ma lasen ju peas kogu aeg läbi, keda ma tunnen selliste päevadega. Ja siis on nagu mahlasem rääkida. Ja siis kõiki ei tea, siis ma mõtlesingi, et täitsa lõpp, et 17, mu noorem poeg on 17 sündinud. Ja ma õppisin väga hästi tundma ühte ka naist 17, siis ma tean tema seda
säravat poolt ja miinuspoolt ka, et 17 naised, millised nad on. Ja siis mõtlen, okei, aga sellega nagu piirdubki 8, kes on 8 nagu, ja siis ma sain ühe vihje, aga tema mõtlen, see peab ju isiklik olema, on ju, isiklik inimene, et ma tean, mitte Jah. niimoodi, et suvakas. Aga ma tahan siin korraks vahele segada. Sa ütlesid, vaata su poeg ja siis üks naine, sa ütlesid, vaata, et naise ja kas seal on nagu vahe ka, et kui sul näiteks mõlemad ongi number 8, aga üks on mees ja teine on naine, seal on mingid erinevused neil kohe. Kindlasti on, sellepärast, et naised on jälle väga hea küsimus, tasus tulla, ma ütlen kohe, ja et naised on ju särtsakamad ja temperamentsemad ja siin tulebki mängu, milline kuu sul on nagu kõrval, kui sul on 7, siis see annab sulle nagu särtsu juurde. Ja kui näiteks mu poeg siis on sellel teisel kuul sündinud, on ju, siis temal annab see mingit teistmoodi asju juurde. Võt seal juba näiteks niimoodi, kui ma paneksin 2 inimest kõrvuti, sina, siis näiteks päev ja kuu ja siis aasta oleks nõks teine nagu teisel, siis ma juba vaataksin missiooni. Ja vast, et kui sa ütled ka, et me oleme nagu justkui sarnased, aga ei ole ka siis, kui vaatad juba missiooni teed lahti, saad aru, üks on nagu vaimne, teine on võib-olla, ma ei tea, õpetaja tüüpi inimene, targutaja. Miinuspool. Muidu kõik okei. Täitsa kohe võtta sõbrannaks, aga nii kui targutama hakkab, siis no ei, kuule, ei sobi. No et sellised nagu mõnusad asjad tulevad seal välja. Ja kanali peal on veel see lugu, et kuna ma olen ise vaimsusest hästi huvitatud olnud juba aastaid, ma olen enesearengu teemadel hakkasin üldse kuskilt sealt nagu voodoo ajast. Tahad sa rääkida, kuidas see nagu tuli su ellu? Mis järjekorras või? Läbi raskuste ja number 16. Aga läbi nagu selle hea ei saagi midagi tulla või nagu kuskil areneda, on ju, et kui sul kogu aeg on kõik hästi, siis sa ei liigutagi ennast, sa ei teegi midagi, sa ei võtagi uusi samme, on ju, et peabki mingi süke negatiivne sutsakas kuskilt tulema, et sa hakkaksid nagu arenema, on ju. Ja see on nii huvitav, need, kes on 16. sündinud, siis teavad väga hästi, ma käisin isegi koolis sellises, kus meil oli klassis 20 inimest ja me olime kõik 16. päeva sündinud. Kõik? Ja ma käisin online koolis. Ja siis, ja see oli nii huvitavalt üles tehtud, see on see nagu Harry Potteri kooliks on see nagu tehtud. Ja siis meil oli õpetaja, kes on sündinud 14. päeval oli. Ja. Aga me olime kõik 16, vene keel oli siis meie nagu õppekeel. Ja miks ma seda räägin, siis kõik, kes on 16 sündinud, siis teavad, 17 ei ole ka lihtne lapsepõlv. Aga 16 on mingid teatud asjad, mis nagu korduvad ja kõigil, me olime kõik üle maailma, kes kus on, et vene keelel oli meie ühine keel. Siis kõigil oli see pilt sama, nagu kuidas see võib võimalik nagu olla. Aga see oli meelega üles ehitatud. Ja see on näiteks ka 17-ndatel on nagu oma värk. Et kui seal klassis ka need inimesed kõik võib panna siia praegu 10 inimest ja siis raudselt ütlete nagu midagi välja sellist. Aga mida ma seal kanalil veel teen, siis mul on seal klubi. Ehk siis kui kanal ise on tasuta ja ma tahan, et see kanal on ainult numeroloogiline. Siin on hästi huvitavat infot mul veel tulemas, näiteks ka, et kellel on rohkem selgelt nägemise võimeid. Ma olen sinna juba toonud, kellel on rohkem alkoholiga probleeme. Ja miks mingi konkreetsed numbrid siis, jah? Ja konkreetsed numbrid. Ei ole selle sünnipäeva järgi? Sünnipäeva, sellepärast, et see on kõige lihtsam arusaadav. Sest ma tahan, et mu videod oleksid suhteliselt lihtsad, et inimene, nii nagu ma ütlen, pangi telefon tasku ja kuula lihtsalt, mida ma räägin. Sellepärast, et tavaliselt, kui ma teen mingit skeemi, mul tuleb see videos tagurpidi, sest ma ei ole mingi spetsialist. Aga tulevad sellised asjad ja siis on mul see klubi, kus ma tahan siis vaimsust tuua. Ja kuidas ma vaimsuse juurde tulin, oli see, et minul trigerdaski siis see number 13, minu sünnikaardis, millest ma rääkisin, ta tegi mulle hästi tugeva sellise üleelamise, siis, aga sellest ma rohkem siin ei räägigi, aga oli nagu selline, et mul tekkis nagu, ma olen ise endale ka, kui 13 on sünnikaardis, see tähendab seda, et sa tahtnud ise endalt ka elu võtta. Nagu põhjused võivad olla erinevad. Ja siis ma mõtlesin ka, et täitsa lõpp, siin peab olema midagi veel, aga kogu aeg oli üks sama küsimus, et miks need inimesed on sellised, nagu nad on? Miks nad alguses tunduvad nii lahedad ja siis pärast on nad nagu totaalselt sellised, mõtled, et Heidi, jälle kuidas? Nagu sama auk. No okei, tuleme jälle nagu meie podcasti algusesse tagasi, aga ma olen kindel, et paljudel teil seal kaamera taga on sama probleem. Okei, ja me võime öelda, nii kaugu karma ülesanne pole ära tehtud, aga mingi lahendus peab siin veel olema. Ja siis ma ei teadnud ju siis numeroloogias midagi siit ütleme ala 15 aastat tagasi. Siis lihtsalt läksingi vaimsusesse, siis enesearengusse, siis tarokaartidesse, siis tarokaardid oi huvitav maailm. Ja siis mingi aeg tuli mu jälle üks maan ütles, et sul on keelatud alles 55 võid nagu alustada. Ma olen sellest ka palju rääkinud. Ja aga ma sain juba siis jälle siin eile rahustati mind maa, et mis asi sulle sobivad need nii hästi, ma ütlesin, ma võtan ainult numeroloogia, et nagu hulluks ei saa nagu minna. Nii, ja siis
mulle meeldivad need inimesed, nii nagu sinugi kanalil käivad erinevad inimesed, mulle tohutult meeldivad ja mulle meeldivad, et las nad teevadki neid oma asju, igaühe jaoks on oma asi ja et neid spetsialiste peabki olema. Ja siis mul on tehtud nüüd kanal, kus ma olen alguses ka rääkinud, et sinna tuleb veitsa sellist nagu jutumärkides midagi muud ka, ehk siis voodoo värki. Voodoo koha pealt üks naine ütles ka, et no voodoo on mingi must värk. No ei ole minul must värk, ehk siis no ma ei oska seda nagu ilusamini teile öelda. Aga sinna tuleb, nagu seal on juba meil nüüd tehtud 2 salvestust ühe hästi vahva naise kogu Maila. Tulge vaadake, muidugi sinna on natukene siis vaja nagu sissepääsuks midagi teha. Aga sinna tuleb veel Energiapanus. Energiapanus, jah. Seepärast, et need inimesed on nii huvitavad inimesed. Nii nagu sinulgi kanalil on nagu, ma räägin, et kui poleks seda naist tulnud hingetud inimesed sellega, siis ma poleks sind äkki tähele pannud, aga väga hästi ta tuli ja tuli õigel kohal, õigel ajal. Iga asi omal ajal, õiges kohas. Jaa, see on nagu nii huvitav. Ja ka ma ei usu, et sellega veel kõik nagu lõpeb, seepärast, et ma olen väga alguses alles sellega. Ja siis, kui ma hakkasin muidugi tegema seda eesti keeles nüüd aasta alguses ja teate see tunne, ma tahan teile kõigile ütelda, kui te isegi veel oma missiooni ei tea, aga kui missiooni teada saad, siis nagu on see niimoodi, et jõu! Et nagu see, aga kui sa nagu kogu aeg lähed sinna poole ja siis hakkad nagu kõik siin nagu tassitakse kogu aeg süles. Nii lihtsalt läheb kõik on ja, nagu siis mõtle, kuidas see võimalik on? Sest sa hakkasid usaldama elu, universumit. Ja siis tulebki kõik lihtsalt. Ju korrad tuleb, keegi ütles, tegi pai, vaata. Ja siis see ka, et kui ma vaatasin, kuidas mu missioon matchib sellega ja siis YouTube lihtsalt kasvab õigel ajal kuhugi jälle õigesse kohta. Ja siis ma mõtlesin, et okei, kui on nii palju huvitavaid inimesi, kes juba kuulavad seda minu huvitavat juttu, kuidas mina toon seda numeroloogiat nagu teile esile, sest numeroloogia on enne mulle ka nagu igav olnud. Aga ma olen väga tänulik sellele koolile, kus ma käisin, seepärast, et muidu mina ei oskaks seda nii huvitavalt rääkida, sest mul on õpetaja mulle täielik iidol. Ta räägib ka nagu muus eas, vaata lihtsalt puusa pealt virrutab, et 17, no tean selline, päriselt või? Nagu ma poleks mõeldki nii. Aga siis mul tuli ka mõte teha siis ka soome keeles seda, seepärast, et hästi palju eestlasi on ka Soomes ja siis mul on partner, elukaaslane on soomlane. Ja siis, aga soomlased on teine tass teed veitsa, selline veitsa selline pikalt venis, eestlastel läks nagu niimoodi kiiresti see asi. Eestlased võtavad neid siukseid ESO-teemasid vaata paremini vastu ka. Aga nüüd ma sain ka, nüüd mul on üle 1000 tellija seal, see nagu viimased 15 inimest nagu selline hullult tahad nagu punnitada, no nii. Nagu punnitad, siis tulevad, sa pead lahti laskma siis kohe täis. Täpselt nii oligi, siis ma mõtlesin, et okei, ma panen nüüd nagu väga hea video nagu minema. Ja siis mõtlesin, et aga kui nüüd ka ei tule. Ja siis ei tulnudki. Ja mõtlesin, et okei. Nüüd ma lasen lihtsalt ole seal. Aga nüüd on nagu väga hästi läinud ja pole neil häda midagi, nad on natukene uimasemad, aga väga hästi nagu toimetavad ka seal nagu vaikselt tulevad järgi. Vaikselt ja hästi palju südameid on ja ma olen ise selline hästi südamete jagaja seal ja selline nii ilus kanal on. Mis sul praegu endal siuke lemmikteema on? Numeroloogia. Ja, aga nüüd kui veel sügavamal minna. Kui sügavamal minna, siis mulle meeldib hullult sünnikaartide ja suulisi. Sünnikaardid. Ja sünnikaardid, jah. See on siis see, et sul antakse info ja sa näitad siis inimesele tema kohta seda infot. Mulle meeldib, vaata, sul on ka number 7 olemas, miks ma seda räägin, me oleme nagu Sherlock Holmesid. 7 kohta öeldakse Sherlock Holmes, see on sinul juulikuus. Aga edukuse kood ka, vaat nüüd kui tuleks edukuse kood juurde, siis ma kohe räägin sulle ka. Kellel on siis number 7? Mul on tegelikult YouTube'i kanalil on kõik juba spetsialiseerunud. Ma teen live kokkusaamisi pühapäeviti. Eile ma ei teinud. Soomes? Siis arvutis. Arvutis live, okei. Ma mõtlesin nagu päriselus live, aga ühesõnaga arvuti live. Ja, arvuti live, jah. Kusjuures ma mõtlesin, et võiks teha niimoodi ka kokkusaamist, aga mugav on ju kodus teha, vaata. Nojah, tänapäeval ma usun ka, et inimesed ka, kes vaatavad, et arvuti tagant on nagu ja siis nad võivad olla ükskõik kuidas seal ja et siis seal paari suhted on hästi huvitav teema, aga see, kui inimene usaldab ennast mulle ja nüüd mida rohkem olen neid teinud ja siis ma vaatan niimoodi seda, siis need räägivad minuga nii teistmoodi need numbrid. Siis ma mäletan, koolis öeldi ka meile niimoodi, et kui te jõuate 100 tehtud, siis te hakkate numbritest teistmoodi aru saama. Nüüd ma olen kõvasti üle 100 juba teinud neid nii kirjaliku kui suulise segamini ja siis mulle väga meeldib uurida. Sa rääkisid sellest edukuse koodist. Sinu rahvas on ju siin noorem rahvas kui minu oma. No on ju. Ei on igat rahvast siin, jah. Ja sa ütlesid, et sul on, mis vanuses sul on? Alates siuke 23 isegi. Ja siis põhikuulask on
põhikuulajaskond ongi 23 kuni seal see 35, Mhm. midagi sellist. Ja siis on vanemaid ka. Jah. Edukuse kood on siis selline asi, et seda väga lihtsalt saada, siis te lähete numbritekeel.ee lehe peale, panete sinna sisse oma sünnipäeva, kuu ja aasta, siis ta kohe trükib teile välja. Aga ma räägin selle siin ka, et te saaksite ise seda kõik teha. Siis see koosneb 5 numbrist. Esimene number on siis teie sünnipäev kokku liidetult. Sinul 17 kokku on 8. Saad sa kuhugi trükkida ka või? Ja, Yes. nii 8 pluss. Nii, siis ära plussi pane. Ahah. Jah, lihtsalt tühik. Ja siis on 7, on see sinu kuu. Ja, Kui keegi on näiteks juuli. 12. kuul sündinud, selle liidetud kokku, sinu teine number on siis 3. Jah, sinul on ta ühekohaline. Siis 3. number on sünni aasta kokku liidetult. 3. Nii, 3. Jah, ehk siis kui sa oled sündinud seal 1992 näiteks, siis sa ka liidad kokku 1 + 9 + 9 + 2, ainult aasta. Nii. Siis 4. number on sinu elude number, ehk siis liidad kokku 3 eelmist numbrit, ehk siis sünnipäev, kuu ja aasta. Nii. Sul oli 9. 9. Ja siis 5. number on siis 4 eelmist numbrit kokku. Matemaatika. Ja ei ole kiiret. Ma siis räägin nii kaua, kui sa seal liidad, et kust need numbrid tulevad, ehk siis sünnikaardi, kui sa saad endale. Siis selleks, et teada, milline sulle sobib, siis sa võid ise siis minna vaadata numbritekeel.ee, kas on siis suuline või see on kirjalik, eks ju. Siis need edukuse koodinumbrid tulevad sealt sünnikaardist välja, ehk siis on nagu 5 nurk, ehk siis pentagrammiks öeldakse seda. Kuna see oli meil Paruskise kool, siis Svjozdotška, täht, et see oli nagu sealt tuli. Ehk siis see tulebki sinu isiksus, tuleb esimene number, ehk siis sinu sünnipäev. Miks ma räägin, miks see on nii oluline? Sest sealt tuleb põhituumik välja, kes sa oled. See 27. 27 kokku. Ja siis veel 7 + 2 või? 1. Ei, 9. 9. Oi. 2 9 on viimast. 8, 7, 3, 9 võrdub 9. Mis see numbrid tulid kokku? 27. 8, 7, 3, 9 võrdus 27 võrdub 9. Okei. Mis see 27 oli 4 numbrit kokku liites? Ja. Siis see 27 ära kuhugi kirjuta, sul peab olema 5 numbrit ainult. Ehk siis oligi 8, 7, 3, 9, 9. 9 lõpuga edukuse koodi kohta ma olen palju rääkinud siis oma YouTube'i videotes. Sulle ma ütlen See on levinud või? See on väga levinud jah, aga need, kes ei ole kuulnud, siis neil ei olegi vaja praegu teada saada. Las nad lähevad luusivad, sellepärast, et see on selline hästi haruldane kood. Sealt tuleb kood välja sünnikaardist, ehk siis kui ma sinu sünnikaardi nüüd lahti teeksin, siis sealt tuleb ühed koodid tulevad välja. Jah, minge vaadake. Müstikat natukene. Põnev. Väga põnev ja, aga ma arvan, et ma pärast ütlen sulle seda. Siis kui kaamera kinni Siis läheb. kui kaamera kinni on. Ja teie saate vaadata videosid. Ja minge vaadake, sellepärast, et ma olen rääkinud nii metsa jalutuskäigu peale, aga pealkirjas kindlasti näeb seda koodi, et siis 8, tähendab 19, 8, 9, 9, 18 või siis 18, 9, 9. See on nüüd edukuse koodi, see kood, mis tuleb sealt. Aga ma räägin seda hästi pealiskaudselt sealt loomulikult, siis kui sünnikaardis tuleb see nagu välja, siis ma räägin teile nagu süvenenumalt. Ehk siis edukuse koodi saate ise sealt kõik välja arutada. Ja näiteks kutsun veel üles, kui keegi on sündinud sellisel päeval, et kui sinu edukuse kood tuleb kõik 9. Et siis võiks küll minuga ühenduses olla. No, ma tahaks päris... See endal ka põnev näha seda inimest. Ja ma tahaksin natuke, sest tema sünnikaart on hästi lihtne. Tal on ainult kombinatsioonis on kas, kui ma nüüd ei eksi, tulevad ainult 9, 18 ja vist äkki 1. Kui ma nüüd ei eksi, siis kas Stalin oli äkki? Stalin. Tema oli 9, kõik olid 9. Ma võin nüüd eksida, aga keegi selline kõva mees oli. Ehk siis temal oli, see on hästi vaimulik number, aga ma pärast räägin sulle su koodist natukene ärevust ja tekitada. Ja, aga need tulevad siis niimoodi, kui sünnikaardi võtad, siis oli nagu 5 nurk ja need on nende tipud. Ehk siis sünnipäev kokku liidatult 8, see on siis see, kes sa päriselt oled, kes sa siis nagu kõik sinu olevus, miks ma räägingi, et sünnipäevast piisab hästi üldjuhul. Siis teine on see vaimsuse 3 nurk, ma kohe näen seda. 7. Ja, 7 ja see on see, et põhiasjad, näiteks number 7 on sinu seal tipuks, ma võin kohe ütelda, siis ühes eelmises elus oled sa olnud siin hästi erak. Sa oled olnud hästi, sa tead ka võib-olla mingi muud asjad. Jah. No näete, kohe kinnitab on ju. Ja see 7 tähendab seda, et kartsid liikuda, hoidsid oma ette ja selles elus sa pead olema hästi liikuv. Näete.
meil polnud kokku Järgmine lepitud number. ja järgmine, ehk siis see oligi see number 3, see tähendab seda, et see tuleb sealt välja siis ametid, aga sünnikaardist tuleb veel 6 numbrit iga kolmnurga juures nagu välja. Ja see on ainult kolmnurkade nagu tipud. Ja seal tuleb veel, et mis on ka eelmistes eludes, mis ameteid sa oled nagu pidanud, tuleb sealt niimoodi veel välja. Aga number 3 kõige põhilisem ongi see blogipidamine, pildis olemine. Ja siis on see, et kui on lapsed on ju ja siis karjäär, siis on see, et sa hakkad kogu aeg jagama nagu. Kui sa oled lapsehoidja, siis on okei. Siis järgmine oli 9, ehk siis see tähendab, see tuleb suhte kolmnurk. Ja suhte kolmnurga tipp ja see ütleb siis, milline sa suhetes oled. 9. Jah, 9. Noh, 1-9, ehk siis väga tugev isiksus. No tegelikult oled see väga koduhoidja inimene. Jah, aga sul on natuke nagu müstikat seal. 9-18 tegelikult on väga esoteerilised ja müstilised numbrid. Siis pole ime, kui sa ütlesid, et sul on sahtel mingisugust kraami täis. Jah, salvsätikuid kogub, saate aru. Ja. See mõtlen täitsa lõpp, Mari Mekko omasid oli ka, ma pole ratsinud osta. Ja siis 5. number on tervise kolmnurk, ehk siis number 9. Seda ma peast ei tea, mis see tähendas. Jah, aga need tulevad seal põhiomadused ja kui inimene näiteks ütleb, ma näen tema edukuse koodi ära, ma ütlen edukuse koodi, sest siis kui ma räägin, siis ma räägin nagu kõige kihvtimad asjad, kuhu sa peaksid suunama oma tähelepanu. Ja siis live kokkusaamistel, ma ei tea, kuidas live, it's my life, et siis seal ma räägin nagu rohkem neid, just need plussid, siis inimesed peale seda veel ka küsivad, et kuidas sobib näiteks kokku, ütleme siin 16 ja 14. Et siis ma ütlengi, et ei pea ütlema kumb on kumb, kas mees või naine. Siis ma arvutan ära, analüüsin ära, siis ma ütlen, et vot see võib näiteks olla võib-olla liiga allaandlik ja siis see näiteks sööb ära. Noh, muidugi on kihvt, kui öeldakse ka, et näiteks naine on näiteks 14 ja mees on siis 16. Et sellised nagu mega lahe huvitav. Nii sügavuti saab minna, nii palju neid tahke on ja mida vaadata ja täpselt räägid, et on üks kolmnurga tipp see number, aga et seal tuleb veel mingeid numbreid ja kõik tähendavad oma asja. Ja muidugi see, kui inimene kui üldse tee ka mõtled, et kus nagu võiks lahti nagu arutada seda, nii huvitav, sina ka vaata kinnitasid, et sa teadsid, et sa oled olnud erak, eks ju. Et see tuleb, ma ei tea, kus sina oled uurinud, aga kindlasti mitte numeroloogia kaudu, näete. Siis see nagu kinnitab, nad on kõik nii omavahel seotud, astroloogia, numeroloogia, siis need kõik igasugused vaimsed tehnikad, nagu ma ei tea, on mingid kausid, mingid trummid. No mul on nagu mega õnnelik selle üle, et nii palju on tegijaid, aga kõik teed viivad Rooma. Ja kõik on seotud omavahel, just. Ja kui inimesed armastavad oma asja, teevad hingega, siis ta räägibki nagu see hakkab nagu toimima siit, nagu jookseb see informatsioon. Ja. Mina ei ütle, et ma nagu mingi pühak olen, aga saate aru, mida rohkem ma numbrites olen, siis ta rohkem nagu umbes niimoodi vaadab, issa huvitav. Ja eriti, kui sa veel tead mingid teisi tahke ja lähenemisi ka on ja siis sa vaatad ja siis need nagu kinnitavad üksteist ja sa saadki kinnitust, et kui ihukarud tulevad igatamoodi üles, siis on nii huvitav. Sest nii kui seal YouTube'i kanalil on see klubi, siis sinna tulebki palju, mul tuleb sinna ka tarotkaartide lugeja üks naine, siis nüüd mul oli üks selgeltnägija tuleproovis osalenud naine, siis saab tulla vaadata, meil on temaga ka seeria, siis on näiteks esoteemad siis? No veitsa igasugust. Võib-olla see voodoo vaata hirmutab inimesi ära, mõtlevadki mingi nõelade panemine, sa pead vaata mõtlema mingi leebema sõna. Ma olen seda paar korda ainult ütlen, aga ma ütlengi, et vaimsed teemad nagu vaimsed teemad väga ilus. Ja siis sellised üks naine tuleb, kes räägib poolvääriskividest, tegi ka mulle siia ühe ehte ja siis nendest ja siis on mul veel hästi palju põnevat, on paar sellist särtsakat nime, keda ma praegu ei ütle, ma olen ise ka nii üllatus. Sest ma teen praegu ühele hästi vahvale naisele teen sünnituskaarti sünnikaarti, ma hakkasin valesti ütlema sünnikaart, aga see on nagu nii huvitav. Täiesti oma plussis liigub kogu aeg. Aga miinused on meil ka kõigil, nii et nagu minulgi. Aga vot. Mis sa siia nüüd ütleksid nendele inimestele, kes ütlevad, et numeroloogiad, asjad, ma ei tea, mis te ajate, et ei ole olemas, ei tööta, ei toimi, lihtsalt mingi uhuu. No siis sa pole veel selleks valmis, ma ütleksin. No nii just, õige vastus tuli. Ja sellepärast, et teate, kui minul oleks keegi öelnud näiteks 20 aastat tagasi numeroloogia, siis ma oleks ka öelnud, okei, ja. Tee oma asja seal. Tegelikult, jah, aga tegelikult mina ütlen ka niimoodi, et kõigepealt tasuks kuulata, kas olen mina see, kes sulle seda teeb, sest numeroloogia on meil ka siin Eestis päris ikon. Ma kõik ei tean lihtsalt osasid. Mina näiteks ise teeksin niimoodi, mina kõigepealt vaataksin, tunnetaksin ära, kas nagu tuleb matchi seest ja siis võtaksin selle. Ja samamoodi näiteks, kui ma ütlengi, et no näiteks on jõulud, sünnipäevad, mida iganes kõike, siis ma ütlen ka, et tehke kingituseks, aga see inimene, kes saab selle kingi, peaks olema valmis.
Sest on olnud juhtumeid, kui on kingitud, no eriti suuliste klientidega ma ju näen, et seepärast, et ma teen inimesele konkreetselt kas Messengeris või WhatsAppis ja ma näen, et see läheb tühja ja ma näen numbrite järgi, et see läheb tühja. Teate, kui kahju on, sellepärast, et see ei ole väike investeering, nagu mida tehakse. Et jah, need otsused peavad inimesel nagu enda seest ikkagi tulema. Peab tahtma. Aga vastupidi nüüd ütle siia lõppu mingi sõnum kõigile, kes kuulasid, kes ei kuulanud, sa tahaksid praegu edasi anda? See on huvitav. Ma ütleksin niimoodi, et usaldage oma intuitsiooni ja elage tunnete järgi selles suhtes, et teie süda teab tegelikult hästi palju vastuseid ja numbrid ainult toetavad seda ja ka tõsiselt kuulake seda, sest tema ei valeta. Meie valetame talle. Aju valetab südame. Ja see keevitab sellist informatsiooni, mida see vahepeal digitab nii kiiresti, läheb lihtsalt rütmist välja ja mõtleb, et mis jahu sa ajad. Ja. See on minu arust nagu nii võimas tunne, kui sa teadlikult usaldad süda, mitte aju. Nagu mul on olnud nüüd paar sellist situatsiooni elus ja nagu peale seda, kui sa saad nagu teadlikuks nendest asjadest ja sa teed need otsused reaalselt nii, et sa lülitadki aju välja ja kuulad südant, see on tagantjärgi vaadates lihtsalt nagu nii lahe ja võimas. Aga ma arvan, et issand, meil tuli nii põnev episood ja suur aitäh, et sa tulid. Aitäh sulle. Sul on kodulehekülg, YouTube, nii et kõik saavad minna uudistama, vaatama. Ja. Aitäh, et sa tulid. Aitäh.